Prima. Vaat Prima seda avasime ja mul ei ole ühtegi pilti, sest need Rootsi arstid ja need väljamaa arstid tegid kõik filmi. Ja me ei saanud mitte ühtegi. Nõu käest pidin küsima, kui ta siin kohtumas käis. Jah, sul olemast. Mina läksin mööda, kui see Kirst sinna toodi õue peale, nii vähe oli seal rahvast, see oli siis ka ärasaatmine. Prima ärasaatmine. Prima alguses ju pandi sinna jõe äärde, sinna teletorni juurde. Ja siis jah võeti ja saadeti ta sealt ikka ära. Oma kodukalmistule läks ta. Aga nii halb lõhn oli sealt mööda käia. No eks ta siis seal maa sees oli juba olnud. Ja siis võib-olla üks 10 inimest seal oli. See oli Uusergi juures ärasaatmisel. Seal sai Vabadussõda laste haudat tähistamine, need plaadid tehti neile pärast viidi auska sinna surmaega. Vihma sadas ja need Eesti põllumeeste seltsi neid aastapäevi tähistatud issand, tegime võileibu, tiie ja pärast läks niisuguseks laulupeoks ja nii tore oli seal Eino juures. Ja mul oli Einoga viimane jutuajamine, et kui ma pensionile jään, et siis ma aitan tal korrastada seda põllumeeste seltsi, et teeme kataloogi kõik ja Eino ütles, mõtle, kui tore me teeme ja tead, Eino suri nii järsku. Ja jäigi meil tegemata see. Enne sa tüütad nii ära, nii enam ei jõua, sa kohad käid ja Eino ja teeme ei jõua teha, aga tegelikult tänu jälle näinud käid. Toomas Pajuloist. Jah. Kust mõeldud tule ja värvilised nagu ei olegi nagu jäävad lähevad ära. Siis on juba... Siis saab üldse edasi. Käes peab kõik istuma keegi. Ei pea taha istuma, see on Eesti kombe kohaselt, ei pea taha istuma. Ei pea tagust edasi Eesti kombe kohaselt täis võtma. Austatud kohale tulnud, austatud Muinsuskaitse seltsi asutajaliikmed. Ma ei mäleta, kas, või mitte mäleta, ma ei tea, kas te mäletate, milla täpselt see päev oli, milla Põltsamaal asutati Muinsuskaitse selts, aga paberid näitavad seda, et see oli 5. oktoobril 1987. Ja aeg läheb tegelikult lennates. Miks me Rutiga palusime teid täna siia? Sellel on väike eellugu. Ja Rutt on mulle mitu korda niimoodi hästi ääriveeri märku andnud, mitte küll otse öelnud, aga et meil on üks osa inimesi, kes sellel ajal, kui võidi mõelda küll Eesti iseseisvusest, kuid see iseseisvus oli veel niisugune, et see oli nagu ajalugu. Ja võib-olla ei loodetud ega oodatud,
loodeti ikkagi, aga et see iseseisvus ikka tuleb, kas sellest nii väga kindel oldi. Aga olid vähemalt need inimesed, kes julgesid ja tahtsid, et see, mis meil oli, et seda tollel hetkel, et seda säilitada ja mõned asjad, mis olid ära lõhutud, ära unustatud, millest ei tahetud rääkida, millest ei tohtinud rääkida, mille rääkimise eest võis saada karistatud ja mida iganes, et oli see oli veel nagu ehedalt meeles ja teistpidi võis hakata nagu sellest juba rääkima. Ja ma arvan, et selline rahvaalgatus, muinsuskaitse selts oli tegelikult üks uus ja tugev jõud, mis liitis üle Eesti tegelikult kümneid tuhandeid inimesi. Ja siis oli huvitav vaadata, et ühtepidi, et ühed nagu isegi võib-olla kartsid nagu annetada ja teised olid väga helded. Ja kolmandad, panid oma võimaluste piires. Et võib-olla see oli niisugune esimene, minu mälestuses selline signaal, et on võimalik rahvaalgatuse korras midagi ära teha. Ja täna võib öelda, et nagu üks erakond siin Eestis nüüd ütleb, et tehtud, aga see tehtud oli juba, mis aastal taastati? 89, jah? 89. Ja tegelikult on see vabaduse ausammas nüüd siin seisnud minu arvestuste järgi kauem kui see vabaduse ausammas, mis tehti esimese Eesti Vabariigi ajal ja mida minu ema mäletab. Et kuidas ajas kõik võib jääda ikkagi püsima, kui tahetakse midagi teha. Ja peale seda ma mäletan väga palju üritusi, mida Põltsamaa muinsuskaitse selts korraldas. Nii siis Põltsamaa kodukandipäevad, millest ma olen saanud ise osa võtta. Siin kõiksugused muud asjad, millest te kindlasti ise räägite. Ja tegelikult ma arvan, et pärast räägite ise sellest kõigest. Aitäh!
tegutsenud. Siis ma olin 89 aasta ja niimoodi, siis ma olin Aidus ja mul oli 3 väikest last. Ja meie perekond tegeles siis Aidu ausamba taastamisega. Isa ja vennid ja. Aga siis on siia täna kaasa toodud muuseumist peaaegu kõik, mis meil on Muinsuskaitse Seltsi kohta. Et siin ühel laual on need Valter Pungi tehtud fotod, mis ta on siis ise niimoodi alustele liiminud ürituste kaupa. Ja teisel pool on Tiiu Pihlaka toodud materjalid ja seal on tegelikult ka nende kodukandipäevade kavad ja on seltsiliikmete nimekirjad, on ajalehe artikleid ja on veel lahtisi fotosid ja siis paar fotoalbumi. Fotoalbumitest on vahepeal Tiiul ilmselt olnud kuhugi vaja mõnda fotot, et siis on mõnes kohas ainult kirjutatud. Aga ma loodan, et ma leian sinna õiged pildid kunagi muuseumist asemele või siis nendest lahtistest. Ja ma tõesti väga tänan teid, et te olete täna tulnud siia. Ma saatsin ka selle nimekirja järgi, mis oli jäänud. Nii et asutajaliikmeteks on Aas Andres, Aednurm Linda, Elmet Tiiu, Grauberg Inge, Kull Helle, Lugus Hillemai, Martinsoo Aime, Müüls Peep, Oro Paike, Pahla Erika, Pajo Helve, Pajula Toomas, Pihlakas Tiiu, Piht Vilve, Saia Külli, Terep Anu, Tillo Julius, Valdman Väino ja Välbe Maris. Ja siis on juurde tulnud liikmeid, on oktoobrikuus veel, nii et see asutamine 5. oktoober 87, aga 22. oktoober on liitunud Lillemets Lea ja Laaser Liia ja siis hiljem detsembris ja veel edasi Pajo Saima, Pajo Armilde, Punga Leili, Tiks Leili, Tiks Leo, Pruuli Riho, Tamm Eugen, Raidmets Lembit, Kasse Verene, Ojasalu Johanna, Rehand Karl, Lind Gustav, Jürjen Emilie, Kaup Elna, Sügav Eduard, Jürgen Leo, Vunk Õilme, Toom Jaan, Valdmets Riina, Järviste Evelin, Kaselo Aive, Marjamägi Anu, Oja Helmi, Saluvee Allan, Katmaa Aleksei, Tali Endel, Saar Ando, Orr Elmar, Kalvet Aksel ja Vakepea Janek. Et mõned asjad lähevad nagu kaovad sellesse ajaloo kiiresse liikumisse ära ja meil ei ole teda kuskil nagu kokku pandud või me ei tea, kus need asjad on, kellega kaasa need asjad on läinud. Ja see, et me selle nimekirja oleme üldse saanud, tuleb tänada Tiiu Pihlakat, sest ausalt öeldes muud midagi meil ei ole. Ja raamatukogus oli need asjad olemas. Nii, nüüd ongi võib-olla see hetk, mida sa, Vaike, puudutasid, et veel viimane hetk, kus me saaksime see, mis meil on veel meeles, see, kus midagi võib olla, et selle saaks kokku ja miks mitte ka panna siis ühesse väiksesse vihikusse kokku ja see tõesti avaldada. Muidu on leid. Lihtsalt on leid. Aga ma arvan, et praegu on veel aeg seda kõike kokku panna ja tänu Helle Kullile sai see, tänu Helle Kullile põhiliselt ei kõikide teistele nii väga, teised aitasid kaasa, sai ausammas. Sest vahest me ütlesime Hellele või omavahel, et Helle, sa oled nii tüütu,
me ei jõua kõike seda kaasa teha, aga Elle ei jätnud järgi. Elle oli see, kes raha hakkas korjuma, kes käis ise igal pool, kes organiseeris selle loterii. Meie olime ainult need, kes aitasime, tõime neid asju kokku ja kellel olid vanaemad kodus või emad, kes kudusid neid kindaid ja sokke, mis me saime seal müüa. Aga Elle oli niivõrd järjekindel, et tõsiselt see ausammas sai tehtud. Aga üks asi, mis oli veel, mis minul on, no ma räägin ainult episoode. Kui see ausamba kuju tehti, siis kunstnikul oli abiline või üks üliõpilane tal. Ja selle eesnimi oli minu meelest Margus, oli veel? Kaks oli veel, aga ühte ma mäletan hästi, siis ma käisin vaatamas kogu aeg, kui ta seda tegi. Aga see poiss ei saanud selle asjaga hakkama ja ei saanud valmis. Ja kui te mäletate, siis see ausamba avamisel oli selle kuju kipskoopia või noh see, mis see algus oli. Ja raamatukogust me õmbasime kokku vanadest kardinatest, need valged, need olid küllaltki rasked, et noh, et selle peale panna, kui siis see kuju avada. Aga teate, et see hommiku hakkas ju kohutavalt sadama. Ja see kardin, mis seal peal oli, see oli nii raske. Ja see kardin ei tulnud selle avamise peal maha. Ja mul oli ainult hing kinni, ma mõtlesin, et nüüd, kui see kardinaga tuleb see kerge kips alla ja kõik läheb ära. Aga teate, see ei tulnud. See ilusti jäi püsti ja kuju jäi püsti ja sai see avatud, kui meeskoor laulis. Ja minul oli see veel eriline, kuna mina käisin, Ämari Uno oli see, kes jooksis tulega ja mina käisin ausamba juures, nii nagu vanasti toodi Aidu ausambast tuli, kuna minu isa oli selle Aidu ausamba tegija. Seda kuju või seda toru ei leidnud alguses üles ja kui leiti, siis tolleaegne Palanuse muuseumi direktor, mulle meelest oli raamatuk, ütles mulle, et tead, see paevamisega või selle põllu harimisega leiti see kapsel, mis Aidu ausamba sees oli. Ja ma ütlesin, et minu isa oli selle ausamba tegija ja ütle nimi, ma ütlesin ta ütles, jah. Ja nüüd mul on selle Aidu ausamba sees mälestuseks toodi mulle need, mis selle ausamba sees olid need kirjad ja allkirjad, kes sinna olid andnud ja kõik, et nii, et see oli minul üks mälestus. Teine üks ilus mälestus oli see, kui avati Prima tahvel seal seina peal. Kahjuks ei ole, mina juhatasin seda ja noh, välisarstid ja Eesti arstid tulid hommikul Tallinnast oma saiakestega, sõid Põltsamaal vahepeal ja läksid Tartu edasi. Kahjuks ei ole mul sellest ühtegi pilti, sest et välismaa arstid tegid filmi. Ja kui Elga ja Nõu käisid siin, ma pidin korra küsima, aga ma unustasin ära, sest ühtegi jäädvustust nagu ei ole, aga ma nägin, et keegi oli teinud paar pilti niimoodi nagu üldiselt nendest arstidest. See oli üks mälestus ja siis oli see, kui me avasime Roosidele selle mälestussamba seal kuskil Mõrtsiküla, läksime sinna. See oli ka üks ilus niisugune mälestus ja bussidega sai sinna mindud ja rahvast oli väga-väga palju. Ja siis olid need Põltsamaa muinsuskaitsepäevad, neid sai ju iga aasta peaaegu tehtud ja ma ütlesin, et neist sai filmi ja ma mäletan, et Veinusutnikuga käisime jõe ääres pärast filmimas ja tegemas nagu lõppu nende filmidele niimoodi, et noh, tõesti see oli niisugune kena. Aga toimus need asjad ja üritused ja koosolekud kõik raamatukogus. Ja siis üks asi veel oli, millega Urvi oli ainuke, kes tuli vaikselt minuga, rääkis seda asja tagant, sest ma ei teadnud, kas ma saan sellest karistada või ei saa. Taheti tähistada Vilmsi, ma ei mäleta, kas sünni või surma aastapäeva. Tallinna tudengid või pedatudengid olid need, kes tahtsid seda teha ja neil ei lastud Tallinnas pedagoogilise instituudis teha, tähendab, ei juletud teha. Siis nad tahtsid teha tema kodukandis ja Pilistveres ja Pilistvere ei julenud ka seda teha. Et tudengid tulid meie raamatukokku ja rääkisid ja siis ma tükk aega mõtlesin seda asja, sellepärast, et see aeg oli tõesti see, et ega me ei teadnud, mis edasi sai. Ja lõpuks ma helistasin sinna Tallinna ja küsisin, et kas need on teie tudengid. Ja siis õppejõud ütles, et jah, nad on meie tudengid küll. Et me ei tea, et poisid tulid lihtsalt tutvustasid ennast. Ja me tegime selle Vilmsi ära ja pärast oli siis kirikuõpetaja, Pilistvere kirikuõpetaja Vello Salu ütles, et näed, et Põltsamaa julges ära teha ja Pilistvere ka ei olnud nõus seda tegema või. Nii et niisugused asjad olid nagu vist tagantjärgi on nad niisugused ilusad ja üks asi, mis mul hinge ja hirmsasti oli Eesti Aleksandri kool 100. Komisjoni esimees oli Olev Saveli, tolleaegne EPA rektor. Ja see oli esimene kord, kus me mõtlesime, et me paneme sinimustvalget välja ja komisjon kõik otsustas ja kõik oli selles komisjonis, oli ka tolleaegne parteikomitee esimene sekretär Alfred Kütt.
ja tema oli ka nõus ja kõik olime nõus ja need lipud pidid olema. Ja eelmisel päeval sõitsin mina rattaga suures vihmasajus veel kutsekooli või sinna Aleksandri kooli ja Linda Edmurg oli seal ja ütlesin Lindale, küsisin, et kas lipud olid olemas ja kõik on Linda ütles, et jah, et lipud toodi siia. Ja hommikul oli seal konverents selles majas ja me olime seal viimse võimaluseni, ennem kui sinna välja läksime, et see avamine oli kõik ja mina pidin jälle olema selle avamine, kes lihtsalt juhatas sisse ja tegi. Ja ma ei pannud üldse tähele, ma tulin sealt seest välja, läksin sinna Aleksandri kooli peahoonete ja järsku ma vaatasin, et lippusid üleval ei ole. Ja lippusid ei olnud ja hakkasin Adnurmindaga, Linda ütles, et lipud olid õhtuga, mina olin ka konverentsil. Ja kõik hakkas peale ja me enam ei leidnudki neid lippusid ja lippusid ei olnudki üleval. Ja siis ma hakkasin uurima, et mis siis oli, et kas lipud või võeti, keegi võttis ära või et keegi ei teadnud midagi. Ja kuna Alfred Kütt oli minu klassivend, siis ma lihtsalt ükskord võtsin ta, mina ei kartnud teda absoluutselt ja ütlesin, et ütle, kas sina ütlesid, et lipud ei panda ülesse. Ta ütles, et ausõna, meil jäi nii nagu komisjoni koosolek otsus, lipud pandi ülesse. Ja lipud olid kadunud ja pärast aeg Linda ütles, et lipud olid tolleaegse direktori kabinetis laua peal. Nii et nii see asi oli ja selle eest sain ma veel Mart Laari käest ka riielda, sest minu klassivenna onupoeg oli Muinsuskaitseseltsi esimees, arst oli Ülo Arpo, aga see oli Enn Arpo. Ja Enn Arpo tuli ükskord Mart Laariga minu poole, nii et Mart Laari alutas mu toas seal ja siis ta nõudis, et kuna mina olin seal komisjonis, et kas mina tean, miks need lippusid välja ei pandud. Ja ma rääkisin talle asja ära, et nii oligi. Nii et lippusid välja ei pandud, kuigi lipud olid olemas, aga kes oli see nii arglik mees, et kuna parteikomitee esimene sekretär oli ka komisjonis ja otsustati, et lipud pannakse üles ja lippusid ei põli. Mis? Kuidas? Ja oligi niimoodi ja see oli see üks niisugune kurvem episood kõiki nende suurte asjade juures, et lipud ei olnud üleval, kui otsustati koorid laulsid ja raadios kanti pärast üles ja ma pärast kuulasin, kuidas ma seda luuletusse lugesin, sest mul oli, ma ikkagi ei saanud asjast aru, miks neid lippusid sinna üles ei pandud. Aga see inimene teab, kes keeles, mis meil võiks nüüd öelda seda. Ei ole väga kindel. No aga minu andmed on Mart Vahesooli. Jah, täpselt, mina on veel ka. Kes tema taga oli, seda teab, kes tema taga oli, aga minu andmed on siin ja need vanad mehed ja Adnurminda olid, kõik olid väga õnnetud selle peale ja siis Sinimust valge eesmärti Saarikul. Jah, pärast Saarikul, sest need, kes Eesti Vabariigi ajal lõpetasid, need olid tõesti ja siis seal oli niisuguseid, mul ei tule praegu täpselt neid ja mul on nii raske, ma annan näpu ja nime ja siis, aga mul on see kuskil kirjas ja siis Saarikule pandi see ülesse, aga siis olid inimesed väga pahased ja siis otse öeldi välja, et Vahesoolil äraks ja pannud üles. Aga kui temal keegi keelas, siis palun väga. Ta ju teab seda, kes keelas. Ma kontrollimata andmed ei taha öelda, aga minu arust üks parteikomitee instruktor tollane. Sest Alfred ütles ausalt kohe, et mina tõesti ei olnud seal taga ja mina teda uskusin, sest mina teda ei kartnud ja ma lihtsalt hüppasin talle peale, et kas sina olid see, miks sa ütlesid seal komisjoni koosolekul, et me teeme selle ära, ta ütles, et mina seda ei teinud. Et lipud pidid üles saama, aga et ma võeti, kui ma välja tulin, et ma ei osanud tähele panna, nad olid kõrgemad pidid olema. Ja järsku lähen sinna nende sammaste vahele ja lippusid ei ole. See oli see kõikide nende toredate ürituste jube mõrupähkel, nii et niisugune asi seal tegelikult juhtus. Ja Mart Laari, kes sain ma ka kohlepi, aga Laarile ma seletasin asja ära, et mida mina sain üksinda teha. Kui ma tulin sellest välja, suur konverents oli ju enne, 100 aastat oli ju, ja järsku ma nägin need lipu ja kuskilt neid ei leitud. Linda oli seal, ma ütlesin Lindale, mine vaata, kus need lipud on. Linda ütles, et ma ei leia neid lipusid. Mina mäletan ka seda momenti, kui Mart Vahesool peaks küsiti aru, et lippu väljas ei olnud. Tema õigustas seda sellega, et meil oli siin alles mõni päev tagasi väga suur selline distsipliini rükkumine, mingi vägistamise probleem, et sellepärast me ei jõudnud seda panna. Jube argument lapsed olid seal. Sest tema ei olnud üksinda, ei oleks ju otsustaja, ma vastutaja. Tema õigustas seda sellega, et alles meil oli siin vägistamine. 12 liiget oli vägistamisega seoses või seoses sellega, et meie kooli tüdrukud Kamari
tüdrukud õmblesid mingi lipu ja sellega oli mingi sest 12 inimest oli komisjonis ja kõvad vendad, ma ütlen, Olev Saveli oli ju jumala ebarektor tollel ajal ja no ma ei kujutanud ette, aga vaat see oli see mõru, mis mul on meelde jäänud kõigest nendest toredatest üritustest ja tõsi, nii kaua kui see selts kestis ja see oli tõesti niisugune, mis oli see miinuspool ja no niivõrd tark vendi. Ma vaatan siin, et vabadusse jõudnud vabadused on küll juba kõik. No mina siis ei teadnud, ma siis ei teadnud. Raamatukogul oli ka esimene lipp väljas, kuskil linnas ei olnud. Jah, ja panime lipu välja. Aga siis on see mõtlesin, et lihtsalt midagi selle kohta, kui nagu enne seda aastapäeva need lapsed, Röödelmanni õmblesid need lipud ja siis tüdruk läks Paagveresse, aga ta võeti vastutusele või koolimeister võttis nagu enda vastutusele, Paagveresse ka poisid, siis Põltsamaa kooli poisid saadeti ju Venemaale. Mina tean, mina sai selle lipu eest karistada. Jah, aga poisid saadeti kuskile, sest mina mäletan, et kui kooli juures oli jälle mingi Rüütel tuli sinna rääkima ja siis Ivo Kooli esitas Rüütlile küsimusi, ütles, et kas ta teab, mis nendest lastest on saanud ja siis oli veel see RSP ja nendel olid andmed, et need viimased, kes nagu Venemaale saadeti, need poisid ja on veel tulemata Venemaalt tagasi. See lipu tegemine oli Kamaris siis, kui ma ei tea, see lipu tegemist järelkajas. Kes nüüd vanaks Tšernenko matusepäev, see lipp oli närakas tehtud riietest, sõna tõesti mõttes närakas ja need lapsed olid Põltsamaa keskkoolist tolle õpilased, üks tüdruk hiljem tuli, väga tubli tüdruk, tema oli Kosomoor, ta sealt visati välja, tema tuli teile sinna Põllutöö kooli hiljem õppima. Aga tollal momendil, kui see kõik juhtus, olid nad kõik keskkoolis. Ühest poisist sai hiljem Helme kooli õpilane, väga tubli traktorist ja selle peal ta töötab praeguseni. Selles mõttes on see tähendusväärses kohas oleme täna. Nii et kõige negatiivsem asi läks nüüd kõige rohkem juttu. Aga see on tõesti oli väga Livo küsis seda. Need kõik 3 tükki kinni ei läinud, mitte keegi. Nii soovi. ajas seda Viktor, ei ole ju meelest läinud. Viktor ajas seda ehituse asja või neid asju. Ma tõin kodus need ausalma pildid, mille järgi nad mõõtsid. Minu osa on siin väga väike, ma ei olnud muinsuskaitseseltsi liige ega midagi. Ega see ei ole. Ja ma juhuslikult sattusin ühele koosolekule. Kõikide näod olid nii imestunud. Ja siis hakkaski see muinsuskaitse, see peale ausalma asi peale. Ja see läks tükk aega. Läks. Kunstniku kauplusi saanud, see oli väga tubli mees, ta tegi tasuta selle juurde, ei mõelnud ühte kopikat. Ma käisin teda vaatamas, kuidas ateljees seda Savi-Kokku Pätsis. Ja meil oli siin kolleeg Eirem, ma ei tea, kas mingi tähtpäev. Ja tahtsime kuju kätte saada ja siis palju oli tööd, aga kuju lõpuks välja läinud. Kuule, me peame toolid keerata teistpidi, jube on, kui häirib see. Ei, mina tagant, minul on hea istuda. Sinul on hea, aga meil on halb. Keerake endast. Keerake kuidagi ausalt, jube halb. Ja järelikult testi ajal tehti niisugune juba suurem, ilusti papp ümbris ja sa said riputada. Ja üks ilus mälestus on meil veel. Siis, kui vabariigi algusaastal oli, kui tuli juba välja nii, et igale poole võis esinema emadepäeva hakati tähistama, siis mina käisin Herbert Kuurmega mitmes kohas, nii et Herbert Kuurme rääkis ja mina lugesin luuletusi. Ja läksime meie paju sisse ja rahvast oli niivõrd palju ja nii ilus emadepäeva päev oli ja Herbert Kuurme rääkis ja mina lugesin, nii ilus päev oli ja pärast toodi meile kohvi ja kringlid midagi.
ja mina ütlesin Herbert Kuurmele, et istuge, et te olete väsinud juba. Temast, ei, ma ei ole väsinud. Ja ma küsisin, et kas teile see aeg nüüd, mis on, annab teile nii palju jõudu juurde, et te jõuate kõike teha ja olete terve ja rõõmus, ja ta ütles, et Vaike, sul on õigus. Et see on minu jaoks nii suur, nagu edasi, et ma kõike jõuan praegu teha ja mul on tervis ka hea. Et see oli ka üks ilus mälestus Herbertiga. Aga mis te räägite sellest, kui need hoonetele on ju pandud mälestustahvlid, see oli ka minu teada üks aktsioon. No see oli Elle Kulli aktsioon. Tema need asjad kõik algatas ja tema tegi ikka tõesti väga palju. Siin kõik piltid juba näha väga... Jah, sest kõik need, mis siin Postimaja nurga peal on ja siis see linnapea seal Kuperjanovi tänaval ja ühesõnaga kõik need asjad. No Elle oli ikka see, ma ütlesin, et Elle on ikka see, kes asju ikka ajas. Ühesõnaga need suured tegijad kahjuks, kes tõesti kõik selle töö ära tegid, kahju, et neid mitte kedagi siin ei olnud, oli Eino Joost. Tema käis ka kogu aeg, muidugi Tiiu Pillakas, kes tõesti minu meelest tegi väga-väga palju ära ja täpselt samuti Elle Kull, kes oli täitsa väsimatu. Eino Joosti juures me tähistasime Põllumeeste Seltsi aastapäevi. Ükskord vihmasadast pandi kiled üles ja ikka jumal. Pärast käis niisuke laulupidu veel nende võileibade söömise ja igast muude asjade. Tõesti olid toredad. Seda mäletan isegi mina. No. See oli tõsine üritus. Kile all. Ja, sest vihma hakkas sadama ja siis panivad kile üles ja seal all oli. Ja lõpuks laulsime ka täitsa nii, nagu laulupidu oli. Aga seda ma ütlen küll jah, et kui seal Einu juures see oli see Põllumeeste Seltsi üritus, et tõesti raamatukogu inimesi oli seal palju ja see oli tunda kohe, et raamatukogu oli see tugipunkt, kus siis koht, kus asjad nagu laiali jaardasid. See on minu niisugune mälestus. Keskus küll, kogu aeg. Kodanike komiteed tegime samuti ja Erika Pahla ja Anu ja siis oli ka tõesti rohkem niisugune asutus, kui raamatud jäid kõrvale. See oli päevakorrast natuke maha. Väga kahju on muidugi sellest, et jäi pooleli see Põltsamaa uue mõisale. Sai nagu isegi hakatud ajama asja, et saaksime selle restaureerimise ja värgi peale, aga tahad ja kõikide värkide. Tähendab, jõudu enam ei olnud, lihtsalt inimesed olid annetanud nii palju ju vabadussambale. Tähendab, meil ei olnud enam nii palju inimestel raha, et seda teha. Sest võib-olla, et kui siis oleks saanud käe alla talle, võib-olla siis oleks asjad teine. Ta ei oleks lagunenud ära nii. Natukene lukras seisust. Minu meelest vähemalt. No see oli kõva pähkel ka. Tegelikult tollel ajal, ma mäletan, kas see olid esimesed kodukandipäevad. Ja olidki ju tegelikult mõisahoones. Ja ma ju mäletan seda sisu ja kõike, mis seal oli tegelikult. Ja viimased olid kinomaja, praeguses selles kinomajas. Kui korras tegelikult tas ikkagi see mõis seest oli ja see seis, mis tal siin nüüd 4 aastat tagasi oli, nüüd 2 ja nagu palju. Selleks hetkeks ei olnud seda midagi. Põltsamaa on juba väike. Üsna kobe tegelikult oleks ikka siis saanud seda asja käima panna. Aga Põltsamaa on nii väike, et rahvast on nii vähe, kellel on raha või niimoodi pidevalt annetada kõigile asjadele. Lihtsalt ei ole. Katust saavad ikkagi peale, muidu ei oleks teda üldse. Muidu oleks ta kõik lagunud. Muidu oleks ta ikka päris üks. Jah, olekski. Täna ma võin nii palju küll öelda, et vähemalt loomulikult see uus omanik on siin ütleme otse välja vingerdunud nii ja naapidi, eks. Ja siis, kui see otsuse tegemine oli, et kelle ta läheb, siis tegelikult küsimus oli rahastas. Vähemalt ta valvab küll seda hoonet, seda ma võin küll öelda. Uksed on kinni, keegi seal sisse välja ei käi, katus on korras ja aga kui vaadata mööda Eestimaad käia, siis
tohutu palju seisab mingi tühjimaisi hooneid. Tohutu palju siin alles jäi. Põhja-Eesti on rohkem suutnud korda teha neid ilusid. Tean, vaike ma seda just ma tahtsin öelda, et Põhja-Eestis on ka, Viktor võib öelda, vaata seal, ma just käisin Põhja-Eestis vaatamas. Reas kohe need mõisad. No mina olen käinud nendes, kus on need ilusad. Sa oled käinud lihtsalt nendes, mis ühel õigel ajal sai nagu hoo sisse, aga küll on kehvas seisus. Jah, nii ta on, väike koht ja aga kahju jah. Muidugi Lossis kõige rohkem. Mina mäletan veel Lossis, kus olid see trepid siin veel nagu alles ja ikka väga palju oli rohkem, kui mis praegu. Siin jõe poolne, et see põhisisse käik, kus oli. Aga seal, kas ei peaks Lossi asja kohta küsima ikkagi 2 suure sõbra käest? Mis on kogu aeg nagu siin taht Eestimaal käia ja olla ja tegutseda. Miks see nii on, eks? Jagasid oma valdusi ja tegid tümaks tegelikult. Aga mina, tänasel päeval, eks see on kogu aeg sinna Pirnade 5 igasugust projekte kirjutatud ja võib öelda, et ehk seekord õnnestub midagi saada. See on ikka 10 miljonit, mis on sinna vaja. 10 miljonit. Ja Põltsamaa linnal, et praegu sinna investeerida, me võime mingi oma osalust panna sinna, ma julge isegi seda numbrit hästi öelda, et küll me võime rääkida mingist paaris miljonist, kui ütleme euroraha tuleb 10 miljonit. Meil ei ole lihtsalt rohkem panna. Lihtsalt ei ole rohkem. Aga mul on kahju sellest restoranist. See oli ju korras ja võiks ju töötada suvel ja ta on eksklusiivne võrreldes teistega ja nüüd on ta lihtsalt kinni. Jah. Kõik küsivad suvel, et teil oli nii tore restoran ja suvel on rahvast käib Põltsamaal palju ja ta on teistest ikka erinev ja kõik ja issand jumal. Kasulik, et istub kinni. Selle restoraniga on praegu see lugu, et tegelikult see aeg, mille ta tehti, eks, sattus just 90. algusesse. Ja see, mis seal, ma ütlen, et selle kompleksiga on 1001 häda. Nüüd on ta linna oma saba ja sarvedega. See katus on tolleaegsete kividele tehtud, see on nagu... See on niimoodi, et kujutate ette, kui te panete sõela katuseks, siis hakates sellest peale ja tegelikult, kui sa paned ikka ühe toidukoha kinni, siis selle käivitamine ikka meeletu. See on nagu selle, kõigi teatud asjade. Täna ma ütlen niimoodi, et me loodame kuskil 6 aja jooksul välja kuulutada konkurssi. Ja tahame vaadata, et kas siis on neid ettevõtjad, kes tegelikult tahaksid tulla siia teenust pakkuma. Ja ma arvan, et need peaksid olema väljapoolt Põltsamaa, sest nendel on lihtsalt raha rohkem. Kahju on muidu küll. Aga ega praegu näiteks üritused käivad seal siis? Ei, käivad küll, aga tähendab, oleks ikka üks niisugune eksklusiivne koht ja rahvas nagu teab seda juba sellest ajast, kui ta lahti oli ja selles suhtes nagu, et... Aga ta on kinni olnud sisult palju aastaid. On jah. Oli teada, millal lapsed sinna tuleb. Minu lapsed olid ka tol aeg, ma mäletan seda hästi, mul oli surmahirm nahas laste pärast. Miks siia nagu see pandi kinni, lapsed protestisid selle pärast, et üks kino pannakse kinni ja teise kohta luba. Ju nad ikka kuulsid, et seda teist luba ka ei tule. Ja siin kadunud Teres oli see minu teada, kes Tallinnas kasutas ära kõik oma võimalused ja oma positsiooni, et see kaasa rääkida, et see kinohoone siiski sinna tuli. Võib-olla ma eksin. Mina tean seda lugu niimoodi, et kui see lapsed selle demonstratsiooni tegid, siis olid ju, tõmmati ikka plakatid lahti. Aga Teras oli öeldud,
Jumal tänatud, et ei olnud ühtegi poliitilist lugu, kus oli kirjas see, et me nõuame kino. Aga see ju, teate küll, kuidas see asi käis, see läks ju kohe, helistati Jõgevale parteikomiteesse, sealt läks ju seniidid ju, kui muidu telefonid ei töötanud, siis nad töötasid hästi vist. Ma ei ütle, miks ma seda ütlen, et üks aasta läks üks vana koolimaja põleb 9. mail Eskus ja Jõgeva KGB ülem oli ennem kohal kui tuletõrje. Aga täpselt nii ta oli, füüsiliselt on ta niimoodi olnud, et... Ja Põltsamaa sai kino ja Jõgeva pole siiamaani ei saanud, need olid ju kogu aeg vihased ju. Et näed, et väike Põltsamaa sai kino. Maavanem lubast ja äidil vist oli. Kemps on seal ikka lubast. Nüüd on Kemps. Ongi Kemmerguse. Aga kas keegi teist ei tea, kuidas see õpilaste lugu on või see tuleks kuskilt... Ma ei mäleta. See tuleks ausalt tegelikult kirja panna, see on ikka ajaloo... Selles otsima, sest igasugused õnnetada räägist. 45-aastased lapsed või inimesed tuleb üles otsida, kes olid tol aeg just need tegevad. Need lapsed, jah. Need, kes praegu on 40-45. Lehes avaldada. Lehes avaldada, jah. Siis saab. Mida? Margus. Pange kirja. Minu arust see oleks täiesti vaja kirja panna kuskile. Seda räägiti väga palju ja kui mul kõrtsa tuli, ma rääkisin sinna ka nii palju, kui ma teadsin, aga oleks vaja teada võtta, sest kinos näiteks, kui see vana kino oli, siin ei käinud, sest kutsekooli juures näidati 2 korda nädalas kino. See oli väga hea, meil oli kino olemas. Mul on selle vana kinoga nii põnev asi. Mäletate, raamatukogus oli vanasti seal teisel korrusel pöönikul olid tuvid. Seal oli niisugune tuvisõnnikune see jubedus ja kõik ja et ühesõnaga nagu me panime aknad kinni, nii linnainimesed viskasid klaasid said ette, kogu aeg need klaasid puruks, et me tapame tuvisid või ühesõnaga tuvid ei saa sooja. Ja siis oli, kui see kapitaalremont tuli raamatukogus esimene, kui ajud ära lõhuti, siis me ajasime sealt otsa aknast selle sõnniku kõik alla. Pool linnarahvast said seda tuvisõnnikut, sest see oli tõesti nämus, ma viisin koju ka. Ja siis, kui see sõnnik sai alla ja siis see õhtul oli kino, aga ma ära teda vedada ei saanud. Ja ma läksin kinno ja järsku kuulen kinos, siin sama vanas kinos, et väljas tuleb oavarrest vihma. Ja siis ma kujutasin ette, et seal raamatukogu teine pool otsas on nüüd sõnnikuojad jooksevad. Ja kui ma see kino lõppes ära ja läksin sinna vaatama, siis see tuvisõnnik oli niivõrd kõva, et see suur vihmavaling ei olnud tal mitte midagi teinud, et äärmiselt üksikud tükid, mis eemal olid läinud, olid natuke pehmeks läinud. Nii et see huvila oli seal kohutav, mis see raamatukogu, see mädandus, salasid seal ja pärast tuli kohe. Aga ma avaldan nüüd saladuse. Kui tore, kui see tsiviilkaitse õppuse raames see vana kino lammutati ja kogu see kola ju läks nii, nagu ta läks, kes tuleroaks. Aga küll on tore, kui mõned midagi panevad pihta. Nüüd on üks rida kinotoole praegu Põltsamaa muuseumis. Tulge vaadata, ilusad toolid. Ta andis see, tema ei pannud ilmselt pihta, aga see, kes meile tõi, on meil muuseumis sõbraks. Näed, on ja kui tu poleks ühtegi tooli. Jah, nii toredad toolid, need tooli põhjad just käisid siin ühed sellised kultileppesed inimesed, oi, mis tooli põhjad teil on. Meie osad lihtsalt vaadata kesib pilguga. Ma vaatasin rohkem neid numbreid, mis seal peal on. Eino teid, ma mäletan, tegi ka siis filmi, kui see esimese samba koht sai ära tähistatud, kuidas siis need vanemad inimesed rääkisid, et tohtisid, mul on see meeles, et Helmut Piirimäe rääkis, et kui tema koolikoosina ei tohtid sealgi mööda minnes seisma jääs seda kümpa juures. Mul on see meeles hästi meelde jääb. No mis veel meenub?
ma vaatan siin, olen vaadanud neid ikka koha peal. Aga ma näen, et teil nagu suud kuivavad ja lähme võtame sealt nüüd kohvi ja teed. Ja seal on kringlit. Minul on ka vanust küll, et ma võiks nüüd midagi mäletada, aga ma olen vähe tegelenud nagu selle muinsuskaitse liinis. Ainuke, mis allkirjasid sai korjata. Ja see oli enne ausamba avamist või ausamba tegemise. Siis nii palju siis Tiiu ütles, et kui Vilja käib kuskilt, saaks ka selle ausamba juurde ja neid ma siis tõin sinna. Minu osa on muinsuskaitse seltsis küll väga väike ja et ma elan nii linna servas, siis ei ole hiljem ka ma neist üritustest väga osa võtnud. Ja ei tea neist linnauudistest, mis ma siit nüüd kõik kuulen veel. Tagasihoidlik, aga ma mäletan seda, et me linnupapiga koos revideerisime ja vaatasime, et kas ikka arvutused on õigesti tehtud ja kas raha on ikka täpselt kulutatud ja arvepidamine on õige. Mina just mäletan, et minu meelest hästi palju ettepanekuid tegite teile. Niisugune aktiivne jäi minule meelde. Mul on nii vähe nendest üldist meelest. Nii palju asju. Kas keegi mäletab, kas muinsuskaitse seltsi liikmetel maks ka kunagi oli või? Ei ole. Tegelikult on see välja sellest ülle liikmemaks maksmata nendel. Keit vahepeal ära. Saad kuskilt kaugel. Kelle poole siis pöörduda teile või? Kui maksmata on? Kellel on maksmata makse? Ei, need on juba ajal. Võtame kohvi ja kringlis ja... Tiiu tõi kõik dokumendid kaasamisse, seal on kõik paberid, kõik rahapaberid, kõik kassaraamatud ja kõik sellised väikesed ja siis ongi sedeleid. Mul on tegelikult mul oli üks niisugune mõte, ma ei tea, kas ma sulle rääkisin või rääkinud, et kui me siin oleme ära rääkinud ja ära olnud, et pärast läheks sinna Vabaduse ausamba juurde ja teeks koos ööpildi. Mis te sellest arvate? Kas arvate või ei arva? Arvame küll. Kui ei arva, ei lähe, kui arvate, et läheme, siis lähme. Nii. Aga Viktor ütles, et tema peab ennem ära käima. Astusin kohe juurde, kuna ma nägimärki tundsin, siis ma ütlesin talle kohe, et mis sa siin tagaotsas kirud, lähme sinna ette kohe. Ja et lähme ette, vaatame lähemalt ja katsume ka, kas on ikka etne. Siis nad ütlesid, et siis nad ei ütlenud midagi ja mina muidugi kõigepealt teretasin, sest Mägimark töötas vahepeal kommunaalvõtete kombinaadis ja aiandist müüs ära niisugused asju. Ja lähme siis kohe sinna ette ja võtsin ta käe alt killi, et lähme ette. Aga ta nagu tõmbas ära ja siis nad läksidki tahapoole ja kadusid ära. Võib-olla oli see natuke seepärast ka, et Jõgeva ei olnud, aga Põltsamaa ja Põltsa on linn, aga ma ei taha midagi halvasti öelda, aga minu meelest Jõgeva on raudteeküla ja kui ma paar korda aastas seal käin ja see bussijaam, siis peab tõesti minema kummikutega, et see soba siis ära jää all ja siis see niisugune tolm seal peale nad ei saa, aga saa seal tehtud. Nüüd teevad seal seda parki, ma ei tea, et ta on niisugune nagu ta on. Aga nad tahavad olla kangesti eesotsas aga punased nad on. Tõvista. Ma ei heida sulle ette, et sa jätsid midagi. Ma istun nii kauaks siia, kui...
mitte just praegu veel kõige paremas korras, aga me võtsime maha need vanad elupuud, võib-olla me natuke läksime sellega hoogu, aga algselt oli, kui algselt vanu pilti vaadates, olidki täpselt sellised väiksed elupuud, et see Herman oleks nagu avatud, ennem oli ta siin võsa sees ja ausalt öeldes keegi teda ei näinud. Ja mulle, kui ma siia tööle tulin, kunagi öeldi, et mitte midagi siin pargis puutuda ei tohi, mitte ühte oksa murda ei tohi, see, mis kõik kukub, see kukub ja mis jääb, see jääb. Täna on õnneks seis selline, et meil on antud nii keskkonnateenistuse ametnike poolt, meie heade sõprade poolt, siis Muinsuskaitseameti poolt ja ma ütleks ka linnakodanike poolt hea sõnum, et võib siin teha küll. Ja meie praegune valjastaja Külliki Matiisin kirjutas ühe projekti siin möödunud aasta alguses Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et selle maksumus oli siis teede osas 1,7 miljonit ja see jooksis ka Põltsamaal, kes pani tähele, me kuulutasime, et kooli juures näidata. Ma ei mäleta, kas see Põltsamaa oli seal ei olnud sees. Aga mis meile natuke ükskord hinge läks ja mis nüüd siiamaani kriivib, et Põltsamaa linnavolikogus tahaksin seda rääkida, aga kui me vaidleme selle üle, et mis raha eest ja millal me siis, sest me meile kõigile tähtsalt ausammast peseme, mis selle hind on ja kas me teeme seda 2 päeva varem, kui eelarve vastu võetud on, või 2-3 päeva hiljem, kui ta vastu võetud on. Et paneb nagu hinge kriipima ausalt öeldes. Tiit Kuluga saime kokku leppida ja ma tean, et meie hulgas oli siin inimesed sammu juba rääkisid, et vaja ära pesta ja tegelikult meil juhtus nüüd õnnelik asi tõesti, et enne vahetust, enne eelarve tegemist või eelarve kinnitamist volikogus oli soe talv ja said ära pesta. Ja ma arvan, et nüüd ta tuleb jälle hoopis teistmoodi välja, ta oli kuidagi natuke ikka tead korjab ja võib-olla me peaks seda rääkima, et need, mis on meie nagu ajaloo ja meie Eesti rahva eluga ikkagi seotud, et need ei ole need kohad, mille üle küsimus ei ole koonerdamisel, ütleme niimoodi, mille otseselt mille üle istub. Ja ta tööd ma panin selle tüki siia kuskile, aga see on rändama läinud. Kõik sisse ja aeg on ka ilusti siia sisse pandud, millal see tehtud on. Nüüd on ta vaja lihtsalt ära üle teha korraks. Aga kujutage nüüd ette, et see suur olid, need rasked kardinad olid seal peal ja me teadsime, et all oli kipskuju. Mehed tõid redeli ja kuidas nad said selle kardinasest ära, ta oli nii märg ja raske seal.